Nii, aga tänase webinari teemaks on BIM-Collab Zoom, vabavaraline IFC mudelite vaatur tarkvara. Minu nimi Taavi Liiv ja, ja ettevõte Tulitech ja meie oleme siis BIM-Collabi toodete Eesti-poolne tugi. Ja miks vabavaralisest BIM-Collab Zoomist otsustasin webinari teha? Sellepärast, et näidata inimestele, et tegelikult on ka vabavaraliste tarkvaradega võimalik päris palju oma igapäevast elu lihtsamaks teha ja võib-olla lihtsalt alati ei teata neid võimalusi. Kindlasti on täna kuulajate seas ka inimesi, kes kasutavad erinevaid vaaturtarkvarasid võib-olla oluliselt edulisemalt kui mina, aga üritan täna oma teadmisi jagada ja minu eesmärgiks on see, et äkki saate täna siit mõne huvitava mõtte või näpunäite, mis teie igapäevast tööd lihtsamaks võiks muuta. Nii, ette on mul siin võetud üks näidismudel, kus ma juba olen tarkvarasse mõned osamudelid kokku laadinud. Iseenesest on tegemist vaaturtarkvaraga nagu iga teisega. Siia on võimalik erinevad IFC osamudelid kokku laadida ning kui need on siia sisse laetud, siis salvestada projektina. Ehk et järgmine kord, kui te selle salvestatud projekti avate, siis avanevad kõik osamudelid uuesti ja iga kord neid kokku tõstma ei pea. See on ilmselt tuttav paljudele, kes on varasemalt erinevaid mudelivaatureid kasutanud. Mudelite juurde lisamine on lihtsalt add to project ja on mul siin töölaual selline kaust nagu veebiseminar ja siit ma näiteks laadin arhitektuurse mudeli siia juurde ja salvestan ta projektina. Võib-olla ma teda näha ei taha, siis ma saan ta siit ka vahepeal ära peita, ta muutub halliks, aga ta on mul ikkagi olemas, ma saan ta uuesti sisse lülitada. Muus osas on siin olemas täiesti tavalised vaaturtarkvara funktsioonid. Hakkame pihta võib-olla siit vasakult poolt lõike tegemise võimalus. Klõpsates lõike tööriistale ja pipetile ja näidates ette pinda, millega paralleelselt lõiget teha. Lõige siia tekib. Lõiget on võimalik liigutada. Lõikeid on võimalik juurde teha. Igati tavapärane vaaturtarkvara funktsionaalsus. Lõiked eemaldada. Kui soovitakse lõiget teha mingi konkreetse elemendi ümber, siis on siin parem klõpsuga section box ja tekib karp ümber valitud elemendi ning seda saab suuremaks ja väiksemaks teha. Ning kõige tähtsam nupp üleüldse on reseti nupp, millega saab minna tagasi algsesse vaatesse, et kui olete kusagil eksinud või on kuidagi lõikepinnad veidralt, siis see nupp viib alati tagasi algsesse asukohta. On võimalik võtta mõõtusid. On võimalik teha märkmeid. On võimalik
elemente samuti ka värvida, et anda paremat ülevaadet mudeli olemusest. Ning on ka otsingufunktsioon, kui te teate mingisugust konkreetse elemendi parameetrit, mida te otsida tahate, siis siia sisse kirjutades vastavate parameetritega elemendid üles leitakse. Ning kui me võtame valikusse näiteks veel kord mõne paneeli, siis siin vasakul pool on nähtaval ka atribuutide read. Ehk et kogu info, mis on siis projekteerija siia mudeli sisse pannud. Nii. Sellega vast sellistest põhilistest vaaturfunktsioonidest kõik. Mis aga, veel oleksin juba peaaegu unustanud, et üks suhteliselt kasulik funktsioon on põrandaplaanide tekitamine või siis ka telgede näitamine. Seda saab siit sisse välja lülitada, telgesid siis. Põrandaplaanid tekivad siis, kui mul on arhitektuurne mudel siia sisse toodud näiteks ja mul on arhitektuurses mudelis olemas ruumielemendid ja näiteks ka uksed, aknad, siis tarkvara ise on võimeline tegema sellest arhitektuursest mudelist siia siuksed hästi lihtsad plaanid, mis näitavad uste asukohtasid ning siis ruumide nimetust, numbrit ja on võimalik seadistada ka nii, et ta näitab siin ruumi pindala atribuuti, kui see on olemas. Nii, kas vahepeal on üks käsi tõusnud? Üritan siit aktiivseks teha seda kätt, aga kas tekkis võimalus küsida? Tundub, et äkki praegu siis mitte. Või juhtus see kogemata kellelgi? Okei, aga läheme praegu edasi. Kui on kellelgi küsimusi, siis saab kirjutada ka siia chati. Igal juhul ruumiplaane saab siit sisse ja välja lülitada. Lähen taaskord tagasi täitsa algsesse vaatesse. Ja mis on üleüldse sellesama BIM-Collab Zoomi vabavaralise tarkvara võlu võib-olla teiste omasuguste ees on siin selline nii-öelda alamleht nagu Smart View. Smart View'd on sisuliselt vabandage, siin chati tuli vahepeal küsimus, et köök asemel oli küsimärkidega nii-öelda küsimärkidega tähis. Et selles mõttes antud juhul antud mudelist ta ei suuda seda täpitähte järelikult välja lugeda, et tegemist on Hollandi programmiga ja täpitähtedega ta ei ole, paistab, et liiga hästi sina peal, aga ütleme nii, et tegelikult me ju saame aru, et tegemist on köögiga. Nii, aga Smart View
Smart view'd ehk targad vaated on sisuliselt filtrid, mille järgi on siis võimalik mudeli elemente filtreerida, nähtavale tuua või mis iganes parasjagu teha on tarvis. Ma peidan selleks arhitektuurse mudeli ära ja vaatame esialgu ainult konstruktiivselt, nii on võib-olla natukene lihtsam. Juba tarkvara installeerides on siin olemas mingisugune kogus erinevaid näidiseid. Näiteks kas kandev-elementide eristatus seinte puhul on defineeritud. Ja nüüd, kui ma siia peale klõpsan, siis ta toob nähtavale vastavalt need elemendid, millel nähtamatuks teeb ta kõik seinaelemendid ja nähtavaks punasega peaks ta siis tegema need, millel kandeelementide eristatus on defineerimata. Antud juhul on kõikidel defineeritud ja asi on selles mõttes korrektne. Võib-olla võtame mõne teise näidise siit ühest tõlgitud nii-öelda tarkade vaadete setist, mis kontrollib üldiseid nii-öelda mudeli parameetreid, näiteks objekti klassid värvib ta hetkega siis erinevatesse klassidesse kuuluvad elemendid eri värvi. Antud juhul roosadeks läksid assembly'd. Kuna tegemist on Tekla mudeliga, siis on kõik enamus nii-öelda koostudeks seotud. Samas jällegi flow controllerid ehk mingisugused klapid on siin lillat värvi ja üleüldse näiteks torud on siis hoopiski sinist värvi ehk et ta võimaldab suhteliselt kiirelt filtreerida. Või siis näiteks, et kas parameeter nimetus on kõikidel elementidel defineeritud. Mingisugused elemendid läksid punaseks. Kui ma klõpsan siia sellele punasele elemendile, siis ma näen, et IFC name on antud elemendil tühi. Samas, kui ma klõpsan siin mõnele rohelisele elemendile, siis IFC name antud juhul on defineeritud. Ning nii ma saan päris kiire ülevaate sellest, kuidas mulle soovitud parameeter täidetud on või kas see üldse täidetud on. Või siis näiteks tüübi parameeter. Klõpsates elemendile, taaskord sellel elemendil name type puudu ning need elemendid punaseks läksid. Või siis materjali nimi. Ja need on hästi üldised. Neid saab igaüks ise vastavalt enda vajadusele muuta, teha enda reeglite kogumid, millist parameetrit on tarvis valideerida ning kõiki neid nii-öelda tarkade vaadete sette on võimalik siis eksportida ja importida ja seda kõike vabavaralises versioonis ehk et siin tarkvaras on võimalik nii-öelda atribuutide olemasolu ja väärtuseid valideerida vabavaralise tarkvaraga. On pikka jutu kokkuvõte. Ja mida näiteks veel? On siin üks siuke eelarve tab. Siin on võimalik, tuleb küll Pro versioonis kaasa.
aga on võimalik ka näiteks mingisuguseid torupikkuseid või mingeid pindalasid, mis mudelis olemas on, samamoodi grupeerida. Et näiteks mul on 125 toru, täpselt nii palju tükke ja täpselt nii palju millimeetreid. See ei ole selles mõttes eelarvestamise tööriist, et siin antud juhul ta ei arvesta seda, et kui mõni väli näiteks on tühi, mõnel torul ei ole pikkust, siis see siit kuidagi välja ei tule ja niimoodi võib ekslikult midagi kahe silma vahele jääda, aga mingisugust suurt ülevaadet on ka võimalik selle nii-öelda pro versiooniga saada. Tavapärane vabaoraline versioon suudab summeerida need elemendid omavahel kokku, näidata palju on tüki arv, aga ta ei summeeri neid pikkuseid siia kokku näiteks või ta ei ole võimeline mingisugust kolmandat parameetrit summeerima. Ja võib-olla, mis me veel võiksime vaadata, oleme hakanud tegema ka riigi kinnisvara nõuetele vastavat andmesisu kontrolli reegleid, mis on küll veel praegu väga algses faasis, aga ma näen, näiteks käsi on taas tõusnud. Ma proovin teha nii, et peaks olema kuulda nüüd, Meelis. Kas nüüd on kuulda mind? Jaa, nüüd on. Ma tahtsin selle eelarve kohta korra küsida, et ta näitas neid pikkusid ja koguseid. Kas seda on võimalik kuidagi nagu eksportida välja ka sellest mingisse? Ei, siit antud tarkvarast ei ole, et selle jaoks on jah, teised tarkvarad, et see on pigem nagu sihuke kiire ülevaate saamine. Informatiivne lihtsalt. Ja, et eksportimiseks on siis ongi erinevad variandid, Solibrid, Navisworksid, ise kasutan SimpleBIM-i. Et jah, see siin on pigem nagu üldise ülevaate saamine. Ok, tänud. Nii. Ja nagu ma ütlesin, neid on siis võimalik projektimeeskonna vahel jagada. Näiteks teeb keegi valmis siis reeglite kogumiku, saadab selle teistele meeskonna liikmetele, siis saavad teised meeskonna liikmed samade reeglite järgi oma mudelit nii-öelda kvaliteeti, just eelkõige infosisu kvaliteeti parandada. Nii, Meelis, kas soovisid veel midagi küsida? Ei. Okei, siis on jäänud käsi lihtsalt. Jah, kas ma pean selle käe ise ära võtma? Ei, ma vist saan. Ennem jäi mõte selle koha peal pooleli, et riigi kinnisvara andmesisu kontroll on veel väga toores, aga ütleme, et ma olen siia hakanud koostama, näiteks number 1 asi, üldised elemente ei tohi olla. See antud käsk siis toob nähtavale üldised elemendid, mingisugused luugid on siin üldised ja ventilatsiooni agregaat. Või siis näiteks, et avatäidete eelprojekti järgne infosisu on puudulik. Mul ei olnud arhitektuurset mudelit sisse lülitatud. Teen seda. Ja vaatame, kas eelprojekti järgne infosisu on tagatud. Nähtavale tulid mingisugused uksed ja kui ma selle ukse avatäidete property seti nüüd lahti võtan, siis ma näen, et materjal on undefined, aga muud eelprojekti järgsed parameetrid on täidetud. Ehk et muidu niisama seda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ust, millel materjal defineerimata on võib-olla üsna tülikas leida, aga kui on tehtud filter, siis tuleb see suhteliselt lihtsalt.
Ja kes võib-olla on edasi jõudnum kasutaja, on tarvis teada, et millised nii-öelda mudelis olevad elemendid kõige rohkem kaalu mudelile annavad. Ma pean silmas siis digitaalset kaalu ehk megabaite. Siin on juba vaikimisi olemas selline SmartView set nagu Vertex Count Check ja see nüüd sealt on kõik väga sarnased, aga see toob nähtavale tekitab niisuguse ilmakaardi laadse asja, Color Legendi, et need elemendid, millel on polügoone rohkem, mis on keerulisema geomeetriaga, lähevad siis eredamat värvi või punakamat värvi ja need, mis on rohelised, nendel on siis kaalu vähem ja need mudeli mahule nii palju mõju ei avalda. Et mul on samas mudelis varem olid ka puud siin maja ümber, need puud olid tulipunased, sellepärast et seal on puudes ja autodes ja sellistes üldistes elementides on hästi palju tihti polügoone, seevastu niisuguses lihtsas seinas jällegi on neid võib-olla ainult 6 tükki. Üks niisugune väikene vahele õige. Siis kuidas veel filtreerida endale vajalikku infot? Ma toon selle arhitektuurse mudeli siia tagasi ja ütleme, et ma klõpsan sellele aknale ja soovin leida üles näiteks kõik aknad, mille nimi on näiteks välisaken 21. Siis ma saan siit teha show similar ja kõik välisaknad tulid nähtavale. Ütleme, et nüüd ma klõpsan siia sellele elemendile ja ma tahan näha, et nendest välisakendest tuleksid kõik nähtavale, mille nimetus on A720, siis ma saan siit panna veel omakorda sellest juba tehtud valikust filtreerida veel omakorda eraldi valik välja. Et niimoodi järk-järgult on võimalik siit seda endale vajalikku valikut kätte saada. See on ka ilmselt teistes vaaturtarkvarades sarnaselt olemas. Nii. Ja siis veel hästi põgusalt näitan seda, et Pro-versioonis, mis on siis tasuline versioon, on olemas ka ristumiskontroll. Selle jaoks on siin näiteks, võtan siit mõne reegli. Näiteks arhitektuursed elemendid omavahel kas ristuvad ja tulid välja mingisugused tükid. Ristumine on lihtsalt sellepärast, et piirded omavahel natukene ristuvad, see võib-olla ei olegi probleem, aga välja nad tulevad. Ja siin on mul juba uute riigi kinnisvara nõuete järgi tehtud ristumisreeglid, mis on ka veel beta versioon, aga sisuliselt on võimalik üks valik teha, teine valik teha, määrata siis ristumistolerants ning analüüsi koostada. Ja viimane nii-öelda tab, mis siin on ja mis on ka sellesama BIM-Collabi nii-öelda firma märk on issue'de või siis kommentaaride koostamine või siis ülesmärkimine. Neid on võimalik
märkida siia ülesse, näiteks selliselt, et ma leidsin, et need elemendid omavahel ristuvad. Ma teen nad aktiivseks, teen siia ühe märkme, elementide ristumine. Saan siit määrata vastutaja, tegemist arhitektuurse probleemiga, ainult nähtavad elemendid või ainult valikus olevad elemendid ja märkusesse kaasa jäävad. Ja see märkus kas siis tekitatakse siia ja on see võimalik hiljem PCF-failina salvestada või antud juhul on mul siia külge ühendatud pilveserver, kus siis see kommentaar jookseb mul otse nii-öelda pilveruumi ja on nähtav ka teistele projekti osapooltele, kui mul keegi selle projektiga seotud on. Aga see on juba BIMCollab siis cloudi või BIMCollab pilveruumi tootega seotud. Ja nüüd, kui ma lähen tagasi tavapärasesse vaatesse ning klõpsan sellele elemendi ristumisele, siis need samad elemendid samas vaates mul nähtavale tulevad. Siin on ka tegemist, kes on varem aktiivselt kasutanud teisi vaatoreid, siis nii Tekla BIM-Side'is kui Solibris kui Navisworksis on sarnased funktsionaalsused olemas ja kasutatavad. Nii. Ja sellega ka hetkel kõik. Mis veel selle tarkvara üks võimekustest on laadida sisse endale punktipilvesid. Ja ma ise olen viimasel ajal natukene vaimustuses olnud sellest teemast, seetõttu ma näitan siin antud projekti puhul, kus on olemas ümbritsev punktipilv. See on küll tegelikult lihtne lidarmõõdistus, mis on Maa-ameti poolt kättesaadav, aga on võimalik ka punktipilv siia konteksti saamiseks sisse tuua. Ja nagu te näete, ta pigem suhteliselt sujuvalt isegi suudab punktipilve siin jooksutada. Mis veel Zoomi kohta, sellel on olemas ka Apple'i versioon ja Kubuse või BIMCollabi enda töötajad, kellega meie suhtleme, nemad kasutavadki seda Zoomi eelkõige Apple'is. Et selles mõttes Apple'i versioon igati toimiv. Ja kui teil tekkis huvi selle sama Zoomi kohta, siis seda saab alla laadida BIMCollab Zoom kodulehelt ning võib-olla paljudel juba ongi olemas ja kes soovib proovida Zoom Pro funktsionaalsust, siis ka seda on võimalik siit kodulehelt küsida. Start my free Zoom Pro trial. Juhuks, kui kellelgi on selline soov. Ja rääkides veel BIMCollabi toodetest, siis seesama kommentaaride vahetamise pilv on olemuselt selline tööriist, et kui ma nüüd enda tarkvaras, näiteks siin Zoomis või Navisworksis või Solibris olen mingisugused kommentaarid üles pannud, siis on mul võimalus
need sünkroonida pilve ning sünkroonida teistpidi siis ka projekteerimise tarkvarasse näiteks. Pilve osas on need samad kommentaarid, sama kommentaar, mille ma siin just lisasin. Nähtav projektimeeskondadele ka pilveruumis ning võin näidata ka seda sama vigurit Revitis. Revitis on lihtsalt üks pistikprogramm. Mul on see sama konstruktsiooni mudel siia Revitisse sisse laaditud. Seda ma ei saa võtta, sellepärast et seal olid arhitektuursed elemendid vaates, aga võtame näiteks lihtsalt siit mõne istumiskontrolli vaate ja see sama koht ja samad elemendid aktiivsetena tekivad mulle ka Revitisse vaatena. Kui lihtsalt hoonet vaadata, siis on tegemist selle sama hoonega. Nii, ma iseenesest sain need asjad oodatust natukene kiiremini räägitud. See on minu esimene webinar, natukene võib-olla ei osanud hästi aega plaanida. Aga kui teil on küsimusi, siis tõstke aga julgelt käsi ja saan veel arutada, näidata neid teemasid, mis võib-olla põnevad tunduvad. Ahaa, ma näen Silver tõstis käe. Nii. Proovin siin. Jaa, tervitus. Tervist, nii. Mul oli 2 küsimust, ma panin sinna question and answers sinna lahtrisse ka need. Et esiteks, et kas seal mõõtude võtmisel, et kas ta snapib selle ütleme algpunkti ja lõpp-punkti mingitesse servadesse ja tippudesse ära ka või mitte? Jaa, ma näitan kohe, ma võtan selle pilve siit tagant ära. Load model. Jaa, see on hea küsimus. Me võtame siin näiteks selle akna näitel ja kui ma võtan nüüd mõõdu, siis see mõõdulint kogu aeg õpetab sind selles mõttes, et ta näitab, näed, kui ta näitab risti, siis ta võtab siit nurgast kinni ja ma saan näiteks siia nurka. Kui ma nüüd tahan servast servani, siis ma aktiveerin selle dimensioni uuesti ja näed, nüüd ta näitab, et ta võtab sellest servast kinni ja ta võtab siis ka siit servast kinni. Ja ütleme, et ma lähen nüüd ruumi sisse ja ma tahan saada lihtsalt 2 seina vahelist punkti, siis selle ruudukese, kui ta teeb, siis ta võtab lihtsalt pinna. Ta võtab 2 pinna vahelise. Ja. Okei, selge. Teine küsimus oli see, et kas seal on pindala võtmise mingi mõõdulindi variant ka või? Seda ei ole. Aga mis teema sellega on, et miks seda ei ole? Kui ma seda praegu vaatan, seda BIM Collabi, siis ma ütlen ausalt, et ta näeb väga sarnane välja Solibrile tegelikult. Et kõik, mis on Solibris, on siin ja kõik, mida ei ole ka Solibris, ei ole ka seal, vaata. Et näiteks üks asi, mida ma tegelikult tahaks, mida oleks nagu tihti vaja, ongi nagu siuke tööriist, et ma saaksin võtta mingisuguse suvalise pinna nagu pindala. Okei, see on hea point. Nagu selgitada ära, et miks seda tööriista ei ole, et see ju ei tohiks nii väga keeruline olla. Tegelikult ma ei tea, ma tõesti ei tea seda, aga see on hea küsimus, mida hollandlastelt küsida. Et jah, see on tõesti see, et vahel tahaks kontrollida nagu mingisuguse elemendi pindala. No põhimõtteliselt ütleme, et kui mingisugune element on eksporditud sellisena, et sul on vaja sealt tegelikult mingisugust osapindala, ehk siis see on mingisugune suur tükk, aga sul on vaja sellest tükist ainult mingi ühte osa. Ja see osa ei ole veel võib-olla väga lihtsa kujuga ka, et sul oleks vaja moodustada mingisugune hulknurk. Et siis olekski nagu väga hea, kui märgid ära mingisugused 6 punkti näiteks mingi pinna peale, siis saad nagu nende 6 punkti siis sees oleva pindala. Jah, see selles mõttes tunduks mõistlik. Seda võin uurida ja anda märku, kui saan targemaks.
ma ei ole seda küsinud sellisel kujul. Okei, siis mul üks küsimus veel, et ma küsiks see punktipilve asi on muidugi uus ja huvitav, et kuidas seal selle punktipilve siis kontrollimine BIM-mudeli vastu käib? Kas see on manuaalne tänasel päeval või saab selleks ka rakendada mingisugust automaatkontrolli? Siin selles tarkvaras mitte, aga on olemas mingisuguseid tarkvarasid, mis seda teevad ja siis pärast see analüüsitud mudel on võimalik siia nagu tagasi tuua. Aga see on... Siin ta lihtsalt kuvab nagu korraga ja ise pead nagu põhimõtteliselt hakkama teda nagu ütleme, lõikama ja seda hoonet ja ise vaatama, et kus ta siis nagu kattub ja kus ta ei kattu. Jah, ta ei ole nagu selles mõttes punktipilve mõistes analüüsitööriist, vaid ta on vaatur. Jah. Aga kas sellest BIM Collab Zoom Prost, sellest tasulisest variandist, kas siit saab mingil kujul neid andmeid välja eksportida kuhugi Excelisse näiteks? Ei, ta ei võimalda seda. Ma tegelikult võin korraks võtta selle sama ventilatsioonitorude pikkuse näiteks, et sa saad selle tabeli kopeerida tegelikult. No kuidas see siis käib? Et copy table ja siis lähen Excelisse ja panen seal paste ja on ka olemas samasugune tabel või? Põhimõtteliselt, jah. Saad sa korra näidata seda nagu testi mõttes? Ma pean siinkohal päris ausalt tunnistama, et ma ei ole seda varem teinud, aga proovime kohe. Huvitad sulle ka täna, on ju? No jaa. Muidu ongi liiga lihtne. No täpselt, aga ma võtan siin kõrval Exceli ühe lahti ja proovime copy table. Ja kui ma selle nüüd siia... Null tuli hoopis. See ei ole see, mida ma tahtsin. Ja seal oli vist mingisugune... Tuleb ikka? Niimoodi tuleb. Okei. Et selles mõttes jah, aga see on nüüd niimoodi, et seda, jah, ma siin eelküsijale siis natukene nagu selles mõttes valetasin, et Zoom Proga tuleb lihtsalt see summeerimise võimalus, et see tükiarvud võtab ta tavalise Zoomiga kokku ja seda siis nähtavasti saab kopeerida. Et võib-olla mingite tükiarvude kokkuarvutamisel tõesti. Et aga mingisugust nagu export Excel nuppu või funktsionaalsustel nagu justkui siin praegu ei ole. Ja siis ma küsin veel, et kas siit saab mingisugust IFC-d ka, kas siin saab mudelit täiendada, muuta andmeid ja omakorda siis IFC-d eksportida või seda siin vist teha ei saa? Ei, seda ei saa, et see hollandlaste käsitlus on nagu niipidi, et nad on rõhku pannud sellele issue management'ile või kommentaaridele, et just seda kommentaari saaks saata siis tagasi siis projekteerimistarkvarasse, et nende nagu see käsitlus või lähenemine on eelkõige selline, et anda tagasisidet projekteerijale. Okei, selge. Siis minu poolt kõik, aitäh sulle. Aga palun. Et võib-olla veel siin Silveriga jutustades tuli meelde see, et siin üks niisugune huvitav vidin on property stamp, samamoodi ka Solibris tegelikult olemas, aga sa saad panna elemendile peale siis selle templi, mis siis loeb siit vastavalt mingisugust väärtust selle elemendi atribuutidest. Antud juhul loeb ta nime, aga sinna on võimalik panna siis seadetes, kas siis pindala või nimi ja pindala. Et sellised, see on üks niisugune jälle võib-olla mingisuguses olukorras kasulik, huvitav funktsionaalsus. Nii, äkki kellelgi
kellelgi veel küsimusi? Meelis Padar on kirjutanud siia chati. Ja Jah. seal oli ennem üks variant ka nende samade mõõtude kohta, mis Silver küsis, et seal oli see variant ka eksportida CSV-sse oli olemas. Ja. Eksport CSV, okei, selles mõttes jah, seda küll. Jah, CSV-d selles mõttes teistpidi on võimalik Excelisse jälle sisse laadida muidugi. Et jah, kui selles mõttes huvi selle vastu on, siis seda saab põhjalikumalt katsetada enda mudelite peal ka. Nii, keegi Siim on tõstnud käe, ma proovin aktiivseks teha. Nii, Siim, oled sa kuuldel? Kas kuulete mind? Ja. Küsimus näiteks selle property stampi kohta või ka mõnede teiste asjade kohta, mida ma sinna mudeli peale märgin. Et mis selle eesmärk on, et kui ma mudeli nüüd salvestan ära uuesti selle BIM-Collab Zoom faili, et siis see stamp näiteks jääb sinna sisse. On see nii? Ta jätab jah need nii-öelda nooled ja selles mõttes need stampid siia kaasa ja minu meelest mingisugustes tarkvaradesse suudab PCF ka üle viia üle selle kommentaari neid märkuseid. Silver, sina võib-olla oskad ka kommenteerida. Aga mõte on jah see, et sa saad teha siia näiteks selle stambi, sa saad teha siia võib-olla mingisuguse pilvekesed või ristküliku, et siia palun auk teha. Võib-olla teen siia siis ka selle siukse noole. Ja nüüd, kui ma selle kommentaarina siia lisan, palun siia ava. Ja näiteks selle panen konstruktsiooni alla, siis see jääb nagu siia pildi peale nii-öelda. Aga ta ei ole ainult selle kommentaari ja pildiga seotud, vaid ta on reaalselt seal mudelis ju ka olemas, kui ma järgmine kord mudeli avan. Ja. Ja kui mingil hetkel ei ole enam vajalik neid asju seal näidata, siis kas kuidagi ükshaaval valin välja ja kustutan või korraga? Vaata, kustutada saab siin, et kas delete all või siis nii-öelda viimast saab ka kustutada. Näiteks, et ma siit ükshaaval kustutan neid. Aga ütleme, et ma kustutasin nad nüüd kõik ära. Aga need sama siin mudelis enam ei ole, aga ma panin kommentaari. Et nüüd, kui ma kommentaari klõpsan, siis tal siia kommentaari jääb ta meelde. Aha, selge. Et tegelikult see on nagu kasulik kombineerituna siis kommentaaridega. Aga kui ma sellest kommentaarist nüüd väljun, kas ta siis jääb ikkagi mudelisse alles või ta kaob ära? See kommentaar toob ta nii-öelda tagasi? Kommentaar toob ta tagasi. Kui see kommentaar on selles mõttes siis kas siis pilves või siis ka PDF failiga peaks see toimima. Selge. Aitäh. Aga palun. Nii, aga kui ei ole rohkem kellelgi küsimusi, siis ma ei hoiakski teid hetkel rohkem kinni. Kui on mingisuguseid küsimusi, mida te kirjutada soovite, siis taavi.liiv@tulitech.com võib alati kirjutada, küsida. Kui keegi soovib täpsemat infot näiteks selle BIM-Collab suhtlemismooduli vastu või pilvepõhiste kommentaaride kohta, siis ka helistage, kirjutage, võin teha ka personaalset presentatsiooni.
ja eelkõige loodan, et äkki keegi sai tänasest koosviibimisest mingisuguse mõtte, kuidas enda igapäevaelu lihtsamaks teha. Ja kui Smart View'd tunduvad huvitavad, põnevad, siis mingisuguseid näidiseid ilmselt ma saaksin ka jagada, et kirjutage mulle, kui on mingisugune konkreetne soov või mõte. Mulle üks kiire küsimus veel. Kas tohib? Absoluutselt. Et kas seal mingid sellist varianti on, et kuidagi automaatselt leida duplikaatelemente, et näiteks kui ühte akent on kogemata kaks korda sama koha peal ja kas on võimalik siis seda akent siit mudelist ise nagu eemaldada? Eemaldada ei ole, aga nii-öelda duplikaate leiab ta siis üles selle sama ristumiskontrolliga, aga see ei ole juba enam vabavaralises. See on selles Pro versioonis. Et ütleme, see on seesama nii-öelda sinu koostatud reeglid, et kui aken aknaga ristub, siis ta nii-öelda näitab. Okay, aga et selles mõttes ta tuleb läbi selle ristumiskontrolli. Aga kas siis on mingisugune hea lahendus selliseks puhuks, et kui tuleb selline mudel, kus on, ütleme, päris palju sugust risu ja rämpsu ees, mis segab sinu nagu mudeli vaatamist või info saamist või info töötlemist, et ma tahaks kuidagi selle nagu ühe osa mudelist nagu siis, kuidas öelda, ära friisida või siis veel parem, kui saaks ära kustutada. Et kas on mingisugune meetod siin selle jaoks või mitte? Sõltub nagu selles mõttes, et selle sama Smart View'ga näiteks saaks tekitada omale niimoodi, et tekitadagi üks Smart View, mitte et ta teeb punaseks, vaid et ta toobki näiteks nähtavale kõik elemendid ja siis peidab ära mingisugused sinu poolt valitud elemendid. Et näiteks toob nähtavale kõik elemendid ja peidab ära kõik proxy elemendid, mille nimetus on puu või mingi siuke rule-based asi, et sa teed ta siia valmis iga kord, kui tahad sinna sellesse vaatesse tagasi, siis klõpsad sellele reeglile. Okei. No ma mõtlesingi, et ütleme, et tavapäraselt nagu arhitektuurimudel on see, kus võib olla nagu väga palju ka selliseid asju, mis on nagu, ütleme, rohkem butafooria pärast seal, et mingisugused puud, põõsad, mingisugused hästi palju võib-olla mingi inventaari ja sisustust. Et tahaks seda nagu kiiresti sealt nagu mudelist eest ära võtta, et ma saaks siis nagu vaadelda juba teisi asju. No jah, see on selles mõttes selle Smart View'ga võimalik, ma arvan, kõige mõistlikumalt lahendada, et kui sul on muidugi ajutine ühekordselt vajalik, siis on siin siuke nii-öelda My View võimalus, mis natukene sarnaneb Solibri siis selle selection basketiga, et ma ei tea, ma näiteks tahan kõik uksed endale valikusse võtta ja siis tahan kõik aknad ka. Siis ma liidan need siia valikusse ja nüüd, kui ma lähen täitsa tagasi ja klõpsan show my view, siis ta toob nähtavale need elemendid. Aga see on nagu, ütleme, siukse, kui sul on töövoos ajutiselt või korraks tarvis nagu mingisugust vaadet taastada, siis on see My View nagu tööriist. Aga kui sul on järjepidevalt, siis mina kasutaks seda Smart View'd. Või siis samat moodi ka siia issuedesse saad ju võtta ka valikusse ainult need elemendid, mis nähtaval on ja tekitadagi ühe issue lihtsalt või nagu kommentaari. Et kui ma selle sama valiku tahan salvestada, siis see käib ilmselt sul Solibris samat moodi. Et teeme siis siia valik avatäited. Ja selected.
või isegi ja nüüd ütleme nii, et kui ma siit nüüd tagasi klõpsan, siis ta võtab need samad asjad vaatesse. Võib-olla selliselt saaks lahendada seda. Nii, aga veel küsimusi? Selle eelmisele küsimusele just tahtsin ka küsida, et kõikidele mudeli elementidele peab olema määratud nimetus ja tüüp, et siis ühesõnaga niisugust risu nagu nimetusteta elemente ei tohikski tegelikult olla, eks? Või korrektselt teha? Sisuliselt küll, kui nagu täitsa korrektselt riigi kinnisvara nõuete järgi teha, siis on niimoodi, et vastavas projekti faasis peavad olema, sõltub siis, et eelprojekti faasis peabki olema siin ilmselt 5 esimest, kui ma õigesti mäletan, ja siis edasistes projekti faasides peavad nad siis kas kõik täidetud olema. Et jah, need samad, kas need SmartView filtrid, need tegelikult nagu iseloomustavadki, näitavadki seda, et miks meil on üleüldse vaja sellist mudelit, kus kõik väljad on täidetud ja kõik väljad on usaldusväärsed, et siis on võimalik ka kiirelt mingisuguseid valikuid nähtavale tuua, kiirelt on võimalik mingisuguseid elementide ristumisi omavahel kontrollida ja see ongi see põhjus, miks me sinna hea kvaliteediga mudeli poole peaksime nagu ruttu jooksma ja seda kõik üritama nagu taga ajada, et siis on teda ka võimalik kiiresti kasutada. Okei, kuule, tuli veel küsimusi. Et kas siin mingi niisugust süsteemi ka on, et ta nagu tuvastab ise ära, millises ruumis näiteks mingi element paikneb, ehk siis ta tekitab nagu seoseid nagu erinevate mudeli elementide vahel? Seda ta ei tekita. Ja sain aru küll, jah. Et seda võimekust tal ei ole. Sa pead silmas nagu see, et kas mingisuguse ruumielemendiga piirneb mingisugune sein ja nii edasi. No jah, põhimõtteliselt jah, et ütleme, et näiteks et tehnoruum, et ma tahaks nagu tegelikult kontrollida automaatselt, et kas kõikides tehnoruumides on olemas trapp. Et tehnoruum ise on ju arhitektuurimudelis nagu ruumielemendina, aga see trapp on VK mudelis, et siis, kui ma nad kokku laen, võiks tekkida selles mõttes nagu seos, et see trapp saab aru, et ta on seal tehnoruumis ja siis ma kontrollin nagu tagurpidi, et kas kõikidel tehnoruumidel on olemas seos siis trapi elemendiga. Okei. Sa vastasid juba ära, et seda nagu ei ole, et see ei ole nagu probleem. Seda ei ole, jah. Ma jäin mõtlema, et kuidas moodi seda nagu teistmoodi teha, et või kuidas seda üleüldse teha on võimalik. Et Solibris on selle jaoks nagu mõni hea tööriist olemas või seal on... No vaata, mõte on selles, et peaks nagu seda vältima, et me hakkame kõikidele nagu hoone komponentidele juurde kirjutama, et mis ruumis ta paikneb, on ju. Et kui need mudelid on nagu korrektselt nagu ühes koordinaatsüsteemis, siis neil elementidel, mis paiknevad ruumides, võiks nagu tekkida automaatselt see nagu side selle ruumiga. Ja, aga no see vist peaks eeldama nagu seda, et see ruum trapp on nii-öelda selle ruumi elemendi sees, mida ta võib-olla alati ei ole, või? Jah, seal ega ta päris 100% töötaks, jah, aga see olekski mingi, ütleme, jäme sõel, et saaks sealt mingisugused, ütleme, siis tulemused kätte ja siis sealt saaks nagu neid nagu potentsiaalseid problemaatilisi kohti vaadelda. Okei, meil on siin jah keegi, Mari-Liis on kommenteerinud, et MagicCADis saab teha trapi, mille nimetuse annab panna sildi juurde, et see on tehnoruumi trapp. Okei, see ongi
seesama mõte, et saab märkida, aga veel mugavam oleks, kui see vaaturtarkvara selle ise ära tunneks. Oli see mõte. Okei, ja ma näen, et Karl on küsinud ka küsimuse, et kas Gymcolab võtab mahtusid mudeli geomeetriast oma tehnoloogiaga, kui kasutab projekteerimistarkvara enda andmeid, siis vastus on see, et kasutab projekteerimistarkvarast sinna sisse kirjutatud andmeid. Et see tarkvara selles mõttes loeb seda mudelit ja ise ta siia juurde midagi ei arvuta. Nii. Karl, kas sa said? See küsimus tulenes sellest, et ma olen siin nüüd võrrelnud neid erinevaid vaatureid ja nagu sa tead, et osad tarkvarad, millega ma kokku puutun, ma vaatan, et on päris suured erinevused ja ega need arendajad pole suutnud mulle nagu lõpuni ka selgitada, kumbal siis lõpuks õigus on, et me vaatasime näiteks paralleelselt Creo Takeoffis ja vaatasime Revitis identset mudelit ja vaatasime mingis kolmandases ka, mida ma täpselt ei mäleta, mis see oli praegu ja kõik andsid erinevad andmed. Ja lõpuni ma aina nagu ebausaldusväärsemaks lähevad need mudelid, mul on tunne selle koha pealt, et eriti kui on sellise keeruka geomeetriaga, me vaatasime sellist poolkaares betoonelementi küll selle näite puhul. Aga et see oligi nagu, et mul küsimus tekibki, et ma olen nagu endale ühe kriteeriumi tarkvara valiku juures juurde pannud, et kas see tarkvara nüüd kasutab neid projekteerimistarkvara andmeid või ta siis mõõdab ise mudeli üle nagu selle objekti geomeetria pealt. No seal on kaks poolt selles mõttes, et üks asi on jah see, et kuidas see algoritm seal taga siis on mingisugusel tarkvaral, et kuidas see loogika mingisugusel arvutusel üles on tehtud ja teine asi on võib-olla ka see, et kuidas moodi me mõistame neid nimetusi, mis sellele pindala väärtusele on antud, et näiteks meil siin üks päev Silveriga oli just kirjavahetus, et kui ma siit võtan näiteks selle akna, ma mõtlen siit lihtsalt kõik aknad eraldi välja. Tahtsin nii teha. Et kui ma võtan siit selle akna ja näiteks tarkvara oli arvutanud siukese parameetri nagu largest surface neto, et kuidas akna puhul seda siis nagu mõtled või mis asi siis on. Akna puhul tahaks arvata, et largest surface neto on siis kogu selle akna pindala, et see on nagu largest surface. Aga tegelikult oli tarkvara loogika selline, et kõige suurem tasane pind on hoopis see siin, see klaasipind ja ta arvutas hoopis selle. Siin ongi see, et kas see alati on nagu see. Võib-olla tarkvara alati ei arvutagi valesti, aga lihtsalt me saame valesti aru. Või kuidas iganes pidi, siis see on juba natuke filosoofiline küsimus ka. Sellise akna mahu mõõtmise kohta ma tean, meil näidati Dynamos, kuidas Reviti mudelil läbi Dynamo neid selliseid mahte arvutada nii-öelda, kui sa nüüd akna näiteks tõid. No jah, ütleme, et akna... Kui teil selline probleem on, siis ma soovitan nagu seda uurida. No ütleme niimoodi, et akna mahtusid IRC-s annab siin nii Solibri kui SimpleBIM, kui ka tihti on juba siit sellest projekteerija ka ikkagi akna mõõdud enamasti õigesti pandud. Et see on võib-olla natukene lihtsam, et siin võib-olla keerulisem on siis, kui see aken on kuskile valesse IRC klassi nagu sattunud. Et siis on lihtsalt segadus, et ta ei ole õiges kohas ja tarkvara ei tea, aga mida ta arvutama peab sellele.
Okei, selge. Aga kuulge, tänud kuulamast. Paistab, et on küsimused-vastused saanud ja nagu ma ütlen, loodan, et keegi sai mõne hea mõtte täna. Ja püsime terved.